Maailmapäev on sündmus, kus koolis, noortekeskuses, lasteaias toimuvad erinevad põnevad tegevused, mis aitavad noortel saada teadlikumaks maailmas olulistest teemadest. Näiteks keskkond, kliima, ränne, inimõigused või hoopis midagi muud. Oluline on see, et see toimuks siis õpilaste initsiatiivil, õpetajate mõnusas koostöös ja võib-olla on hea kaasata ka lapsevanemaid või kohalikku kogukonda. Maailmapäev võib kesta 1 päeva, nädala või kuu. Tartu Forseliuse koolis näiteks toimus eelmisel aastal keskkonnanädal, seekord juba keskkonnakuu. Meil toimub siin Forseliuse koolis täna ettekannete päev keskkonnakuu raames siis. Ehk siis meil käivad erinevad firmad ja õpilasfirmad rääkimas, millega nad tegelevad ja tutvustavad seda meie kooli õpilastele, et motiveerida ja inspireerida neid. Selle kuu jooksul me oleme teinud filmiõhtuid, viktoriine, meil on siis päev, meil on olnud kõik prügikastide avamised ja prügi sorteerimisvõistlused. Mina ja minu kolleeg Igle oleme need, kes meie koolis kutsusid kokku õpilastest koosneva sellise keskkonnatöögrupi. Me kutsume neid TFK maailmamuutjateks. Meil oligi kohe algselt see mõte, et see peab olema nagu õpilaste enda poolt ka see muutus, et see info tuleks nagu õpilaselt õpilasele. See ongi õppimises hästi oluline, et õpilane saab ise tunda seda vastutust ja seda, et see on kuidagi tema teema ja temale oluline. Me olemegi üritanud nagu just seda igal pool, et ka meie slogan, et koos rohelisemad tuleviku poole, et rõhutada seda, et tegelikult me peame nagu selles ühiskonnas veel elama ja et sellel planeedil tahaks ka nagu veel elada, et kuskile ei ole veel minna ja niimoodi, et see peaks tegelikult kõiki nagu huvitama. Ongi teadlikkus, ma arvan, on see nagu põhivõtmesõna. See kogemus, mis sa siit saad, see ongi ka väga suur, sa saad nagu seda meeskonnatööd, kui sa just kellegi teisega teed, sa saad kasutada seda näiteks, kui sa lähed gümnaasiumisse sisse astuda, siis sa saad öelda, et sa oled nagu teinud selliseid suuri projekte juba korraldanud. Minu jaoks on see teemanädal üldse lihtsalt üks samm kogu meie maailmamuutjate tegutsemises. Ja tegelikult need aitavad sellist keskkonnasäästlikkust ja üldse sellist mõistlikku eluviisi, ma isegi ütleks selle peale, fookuses hoida. Ma arvan, et kõige tähtsam on endal see tahtmine teha. Meie ka alustasime sellest, et endal oli nagu südamesoov kuidagi seda teemat esile tõsta. Meie võtsime nagu suuremalt ette, et meil oli kohe terve nädal oli keskkonnateemalisi üritusi esimesel aastal ja nüüd on terve kuu, aga tegelikult ei pea kohe nii suure ampsuga alustama, et võib võtta ka 1 päeva ja siis selle 1 päeva jooksul tuua tähelepanu mingile teemale, et meil on see keskkonnateema praegu olnud kõige tähtsam, aga tegelikult sellega käivad kaasas kõik muud maailmahariduse teemad, et ma arvan, et kõige tähtsam on nagu sellel algatajal, õpetajal leida see oma teema, mis kõige rohkem kõnetab.